Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja ma tean, et paljud on juba oodanud uusi sõnumeid Valguse kanalilt ja täna siis tulevad järgmised sõnumid. Tänase video pealkiri on Tõuse püsti. Ja võib-olla osad inimesed tahavad teada, miks ma eile vait olin, miks ei olnud Valguse kanalil eile videot üleval, siis ütlen ära, et neljapäeval olid mitte ainult minul ja väga paljudel teistel valgusolenditel hästi tugevad energeetsed rünnakud. Ja minul oli ka täiesti niimoodi, et ma pidin Toomaselt abi paluma ja ma olin täitsa oimetu. Pärast ööd, kus oli mitmed rünnakud otse kõrile, otse südamele ja õnneks neljapäevane päev olin ma siis oimetu, aga tänu Toomase abile siis ma sain eilseks ilusasti püsti ja eile oli mul siis täisteraapiate tegemise päev ja täna olen ma otsaga juba Tartus. Nagu alati, mul on töö ja vile koos. Ja puhkan, teen videosid, võtan sõnumeid vastu, naudin olemist ja ma soovitan seda teha teilegi. Aga tänane see teema Tõuse püsti. See on ajendatud sellest, et praegused energiad on tõepoolest sellised, et negatiivsust iseenesest, ütleme seda kurjust, on siin planeedil oluliselt vähem. Seda on tunda, ei ole sellist, taust on tegelikult väga hea energeetiliselt. Kõigile neile, kes on kõrgemas vibratsioonis, kõigile neile, kes on selles 5. dimensioonis, kus sees on rahu, kus need sisemised probleemid on lahendatud, suurel määral vähemalt. Nendel on praegu väga hea olla. Ja nendel inimestel ongi siis ülesanne veelgi enam oma vibratsiooni tõsta ja vibratsiooni hoida. Aga enamik inimesi, ütleme need, kes ei ole tänaseks ärganud, nendel on hästi suur probleem, sellepärast, et või nendega on kogu kollektiivtasandil hästi suur probleem, sest paljud nendest, kes ärkavad praegu, on ärkamisprotsessis ja kes näevad ainult seda negatiivset stsenaariumit, kes näevad seda, mis me ümber on ja näevad seda, mida meile tahetakse teha ja ei mõista seda, et meil on paralleelselt käimas 2 stsenaariumit ja see negatiivne stsenaarium on tegelikult juba lõpetatud ja see, mis käimas on siis selle positiivse stsenaariumi poolt mängitav stsenaarium või mängitav näitemäng selleks, et võimalikult paljud inimesed ärkaksid. Ja see on hästi tore tegelikult, et inimesed ärkavad ja hakkavad mõistma, mis meiega on planeeritud teha. Aga see on nagu negatiivne pool selle asja juures on see, et need inimesed, kes räägivad nendest negatiivsetest plaanidest, mida tegelikult ju paljastatakse lähiajal ka täiesti avalikult, siis nendel inimestel on tekkinud hirmufoon, sest nad ei tea seda positiivset stsenaariumit. Ja kui sul vähegi on selliseid sõpru, kes muidu teavad, et midagi on toimunas ja mis on planeeritud, siis ma soovitan, saatke neile mingid Valguse kanali sõnumeid, kus ma selgitan ära neid, mis need stsenaariumid on ja kes tahab hästi kontsentreeritult seda saada, siis need minu seminarid, mis alates jaanuari lõpust või jaanuari keskelt, mul olid 1. kuni 5. osa, kus ma selgitan 7 tunni jooksul ära selle, mis tegelikult on toimunud ajalooliselt, mis need 2 stsenaariumit on, kuidas need läbi mängivad ja mis on siis meie tulevik läbi selle, ehk siis see positiivne tulevik. Et soovitan, et kui sa ise ei ole ka vaadanud, et vaata need seminarid ka ära, sellepärast, et sellel on, ütleme, info on tänapäeval, kuna me oleme selles infosõjas, siis see info on oluline selleks, et saavutada selline stabiilne seisund energeetiliselt, emotsionaalselt. Sellepärast, et läbi selle hirmufooni me arutasime täna ühes sellises väiksemas valgusolendite grupis, kus arutasime just seda, et see negatiivne foon on toiduks nendele
madalama sagedusega olenditele, kes on veel alles jäänud siia maa peale ja nad mõnuga toituvad sellest, et mida rohkem me genereerime seda, et seda negatiivset fooni, seda rohkem nemad toitu saavad ja seda kauem nad siin maailmas on, selle meie nii-öelda paralleelsagedusel. Ja mitte paralleelsagedusel, vaid paralleelreaalsuses, ütleme nii. Nad on madalmal sagedusel. Ja ehk siis soovitav on see, et kui sa tead nendest negatiivsetest stsenaariumitest, võta see lihtsalt teadmiseks, et jah, selline on plaan ja pööra oma tähelepanu sinna, kus on need positiivsemad stsenaariumid. Ja teine asi on hästi oluline, mis selle video mõte siis on teemaga seisa püsti või tõuse püsti, on see, et kui sinul on see nii-öelda teadmine nende asjade kohta, mis tegelikult planeeritud on, siis meie asi on tõusta püsti ja seista enda õiguste eest. Mitte keegi seda ei tee meie eest, mitte keegi ei tule meile ja ei võta meilt neid asju ära, enne ei tule lahendust, kui väga suur osa meie nii-öelda kollektiivteadvusest on jõudnud sinnamaani, et ütleb, et ei, mina seda ei tee, mina sellega nõus ei ole. Mina maski ette ei pane, mina ei lase ennast vaktsineerida ja mina sellise valitsusega nõus ei ole. Ja mida kauem me mulutame selle asjaga, seda kauem meil see asi kestab. Ja sellepärast minu soovitus on see, et igal võimalikul viisil väljendada oma tegelikku tõde, oma seda tunnet, millega ja oma vajadusi ja oma selliseid, ütleme, ma ei oskagi seda eesti keelde panna, oma seda soovi, millist elu sa soovid elada ja millega sa nõus ei ole, seda on vaja väljendada ja väljendada kõvasti, väljendada kollektiivselt. Ja kui me siin Eestis elame, siis väljendada nii-öelda rahva algatusena, et erinevad sellised algatusgrupid on hästi head ja hästi vajalikud, aga mitte selleks, et nämmutada läbi kõike seda negatiivset stsenaariumit ja nii-öelda toita seda ja nii-öelda tekitada sellist masendavat fooni. Vaid küsimus on selles, okei, me teame seda, aga mis on lahendus? Mis on see lahendus, mida pakume meie inimesed, rahvas, Eesti rahvas, selleks, et viia see positiivne stsenaarium lõpuks jõusse? Sellepärast, et mitte keegi peale meie seda ei tee. Ei tule väljastpoolt kedagi sellist nii-öelda päästjat, ma olen varem öelnud, ei tule päästjat. Päästjad oleme meie ja see päästmine tuleb ühel hetkel siis, kui piisavalt arv inimesi on püsti tõusnud. Tõuse püsti, seisa enda eest, julge seista 2 jalaga maa peal, vaadata ükskõik kellele, kaasa arvatud iseendale peeglist otsa ja teistele inimestele otse silma ja ütelda, ma ei ole sellega nõus ja jääda endale kindlaks. See on kõige tähtsam praegu. Ja just see oligi see sõnum, et ega mul täna rohkem midagi hetkel öelda ei ole. Et teie nautige ilusalt laupäeva jätku ja mina naudin samamoodi siin Tartus olemist. Lähen varsti sauna, mõnulen ja soovitan seda teha teilegi. Ilusat päeva jätku teile, armsad valgusolendid ja kohtume taas õige pea Valguse kanalil.